Järgnevalt räägime esitluse loomisest ja natukene lähemalt sellest, millised esitlusvaaterežiimid on olemas, millised on head töövõtted slaidi tiitlite lisamisel läbi liigendusvaate ja vaatame ka lähemalt, kuidas on võimalik nende esitlusvaaterežiimide vahel liikuda. Nüüd kõigepealt siis esitlusvaaterežiimidest. Siin slaidi kohal on näha peamised, milleks on normaalvaade, slaidi sortimisvaade ja liigendus. Ja lisaks neljandana on olemas siis ka üle ekraani esitlusvaade, mida vaatame viimasena. Normaalvaade on siis just see esimene, mis teil on kohe vaikimisi ees ja siin möödub meil enamus tööaeg. See on see koht, kus me saame slaidi struktuuri sees klõpsata erinevatel tekstiboksidel, objektidel, neid muuta, täiendada ja nii edasi. Slaidi sortimisvaade on kasulik selleks puhuks, kui me tahame saada ühtset ülevaadet, milline meie esitlus hetkel välja näeb. Võimalik on ju ka siin visuaalselt kontrollida, et kas see paigutus on ühtne, kas ta näeb hea välja. Ja samuti on selles vaates väga mugav korraldada ümber slaidide järjekorda. Võttes siis hiire vasakut klahvi kinni hoides ühes slaidist kinni ja siis näete, on võimalik teda vastavalt lohistada. Ehk siis muudan järjekorda. Ja selles vaates on see võib-olla üks mugavamaid kohti, kus seda teha, kuna enamus või palju slaide on korraga silme ees. Nüüd kolmas vaade on liigendusvaade, mida me kasutame ka kohe järgmises teemas just selle jaoks, et läbi liigenduse lisada uusi slaide. Aga liigendusvaate pluss on selles, et te näete kõiki oma slaide ja nende sisu koos pealkirjadega niimoodi ühel lehel liigendusloendina üksteise all ja saate päris ülevaate, et palju teil slaide on ja mis seal täpselt kirjas on. Ja samuti on siit võimalik seda teksti ära märkida ja kopeerida näiteks Writerisse. Ja nüüd tagasi tulles normaalvaate juurde, et kui ma olen oma esitlusega jõudnud sinnamaale, et tahaks hakata siis juba nii-öelda presenteerima, või ma tahan vahepeal kontrollida, et kuidas see presentatsioon välja näeb, siis selle jaoks on esitlus nii-öelda vaade, mis on esinemise jaoks või presentatsiooni tegemise jaoks. Nüüd tööriista ribal näete, siin on olemas spetsiaalne nupp selle tarvis, slaidi seanss. Ja slaidi seanssi vaade on võimalik siis käivitada siit nupule klõpsamisega või nii nagu ka väike õpetussildik ütleb, F5 klaviatuuri pealt. Ja nüüd, kui ma selle slaidi seanssi vaate sisse lülitan, siis näete, et esitlus algab sellest aktiivsest slaidist ja on siis nii-öelda üle ekraani. Ehk siis see oleks see, mida ma reaalselt näiteks projektoriga seinale kuvan. Ja sellest vaatest väljumiseks tuleks siis klaviatuuri üleval vasakus nurgas klõpsata Escape nupu peale ja oletegi tagasi normaalvaates.